Nii. Ütleme siis veel kord tere. Tere! Kõigile, kes on meiega siin liitunud ja osa tulevad veel juurde. Nii et me vaikselt laseme veel neid, kes ei ole tulnud siia juurde lihtsalt. Ja praegu tundub küll, et kõik on helid on maas, nii et me saame siin rääkida. Kui keegi midagi konkreetselt väga tahab öelda, siis võib muidugi teha lahti oma mikrofoni ja midagi seda öelda siis. Ja muidugi, olge osavõtlikud, et väga tore on see alati. No nii, avame siis meie tänase tavapärase Innermindi virtuaaltöötoa. Teemaks on meil siis täna väga mõnus teema, seks versus armastus. Ma väga tänan sind, Kairi, selle idee eest teha selline töötuba ja meie töötuba täna viibki läbi siis Kairi Kuusma, kes on siis minu partner, ühtlasi ka siis Innermind asutaja, koolitaja, kehapsühhoterapeut, konstellöör, õppinud imagot, ma ei tea, paarinõustaja. Nii et kasutage seda võimalust, kui teil on soovi midagi küsida oma suhete, oma elu kohta, seksi kohta, armastuse kohta. Ja minu on ainult rõõm siin teatepulk üle anda, et Kairi, sinu kogemused tundub, et sul on neid rohkem, sellepärast sina täna juhid. Olen sinu kõrval ja annan sulle seda. Aitäh! Ma siis tervitan teid kõiki ja mida ma praegu siis palun üldse teil teha on seda, et te tuleks hästi kohale. Sellepärast, et nii seksis kui armastuses peab inimene olema väga kohal ja selleks on hea, kui te kõik selle muu virvarri enda ümbert nagu kinni panete. Kui teil midagi mängib kuskil, et te lülitate kõik välja. Ja see tänane teekond, mis me nüüd siin ette võtame, on võib-olla veidikene teistsugune töötuba, kui me nüüd siin eelnevalt oleme teinud, mida te olete vaadanud. See on läbi teie enda ja läbi mõningate küsimuste. Et ma väga palun, et te teeksite siin võib-olla kaasa selles mõttes, et te mõtleks, kui ma esitan mingeid küsimusi, et mis küsimust ärge nagu minge niimoodi väga laiali, vaid koondage oma iseenda sisemised mõtted hästi kokku ja proovige nendele ka vastata. Ja mis on kõige tähtsam, et proovige nendele vastata ausalt. Et need vastused oleks ausad. Ja samas te võite veel mõelda siin oma peas. Ma ei palu, et te seda räägiks oma partnerile, sest osa ma vaatasin, et on partneritega koos. Kas te annate sama vastuse ka partnerile? Nii et need vastused võivad olla erinevad. Aga lihtsalt, et te saaksite rohkem teadlikumaks, et te oleksite hästi kohal. Ja me tegelikult siin võib-olla täna väga palju mingisuguseid erilisi tööriistu ei võta ja ei kasuta, sellepärast, et meil tuleb koolitus ja seal me hakkame vaatama just neid tööriistu, mida saab kasutada. Meil on terve üks moodul, 9 kohtumist iseendaga ja seal me käsitleme 4 osa ja seal on meil ka tööriistad pluss siis veel eraldi Zoom, mida me oleme alati nagu sellise hästi avatud meelega lasknud kõigil neid oma emotsioone ja mõtteid seksist ja armastusest siis vallandada. Aga lähme siis tänase teema juurde. Ja alustame siis kohe otseste küsimustega, et kui sa nüüd mõtled seal teisel pool, et mida seks sinu jaoks tähendab? Ja milline on sinu jaoks üks hea seksuaalne kogemus? Ja kui sa oled selle nüüd välja mõelnud, kui sa tead, milline see on, siis kas sa oled seda jaganud oma partneriga? Ja kui sul isegi partnerit momendil ei ole, siis kas sa oled seda jaganud oma eelmise partneriga? Ja kas sa oled seda julgenud jagada niimoodi täiesti ausalt ja avatult? Ja millised need sinu seksuaalsed võib-olla sellised mõtted ja unistused üldse on? Ja kas sa neid jagad oma partneriga? Sest see näitab mingis mõttes ka ära seda usaldust teie vahel. Et kui palju ma seda inimest nüüd usaldan, kas ma julgen talle neid mõtteid välja käia ja palju ma ennast üldse avan või olen üldse selle peale ise mõelnud, milline minu unistuste seksuaalkogemus võiks olla, mis seal võiks olla. Ja teine väga oluline koht, millest ma juba nagu täna alustasin, kui ma olen seksuaalses kontaktis kellegagi, ma ei mõtle nüüd otseselt võib-olla vahekorda, aga selles mõttes, et kui juba hakkab mingisugune eelmäng seal peale, kui palju ma olen kohal.
või olen ma hoopis mõtetes oma peas ja siis millest ma seal mõtlen, kas ma mõtlen tööst või lastest või mingist tegemata asjadest, võib-olla ma kujutan üldse mingit teist partnerit ette, võib-olla mõtlen kellelegi teisele inimesele. Ja nii kaua, kui ma olen siin mõtetes oma peas, ükskõik mis mõtteid ma seal siis ka ei mõtle, ma tegelikult ei ole kontaktis oma kehaga. Ja seksuaalne akt ehk orgasm on tegelikult üks väheseid võimalusi selleks, et saada kontakti oma kehaga. Ma sain vahepeal inimesi veel sisse. Ja see tähendab seda, et orgasmi hetkel me lülitame nagu peast välja. Ja see on selline hetk, kui meie mõistus teeb stoppi. Mõnikord on selline tunne, et me mõtleme kogu aeg ja pidevalt käib meil siin peas mingisugune virvarr. Aga seksuaalorgasmi ajal see mõttemaailm meil seiskub. Ja vot see on see koht, mida tegelikult inimesed väga-väga igatsevad. See on see, mida me väga-väga vajame, selleks, et me mõttetöö kinni panna ja ennast väga mõnusalt tunda ja lõõgastada. Aga see on üks füüsiline osa ainult. Nii et sa võid mõelda praegu kõigile nendele, mis küsimuse siin esitasin. Ja seksimata me saame ju tegelikult põhimõtteliselt inimesega siis ka, kui me kohtume taga esimesel päeval. Me ei pea olema mingisuguses pikaajalises tutvuses või ma ei tea mis. Aga kui me oleme need inimesega natuke kauem koos olnud ja kui on tekkinud selline armumise faas, see on see, mida me ka väga-väga ju otsime. Väga tahaks ju sellist armumise hetke, et on sellised liblikad kõhus, väga mõnus, nii hea tunne on ju. Aga kui see aeg on olnud mingisuguse aja mõõtmes juba, siis see tähendab seda, et mingil hetkel see saab otsa. Nagu imagoteraapias on öeldud, et see võib kesta mõnest päevast, mõne aastani, aga ühel hetkel see muutub. Ja siis me peame hakkama välja näitama iseennast. Me jätame nagu selle, et me tahaks nagu teisele meele järgi olla, selle kõrvale. Ja peame hakkama näitama välja seda, mis mu tegelikult sees on. Ja sellel hetkel inimesel hakkab tegelikult tekkima see, et ma vajan lähedust. Ja nüüd on kaks võimalust. Kas ma astun sammu lähemale või ma astun sammu kaugemale. Kas ma hakkan väljendama seda, missugused on minu vajadused, tunded, emotsioonid või ma pigem lähen kaugemale. Ja nüüd sa võid korraks veel mõelda seda, mõtlen veel korraks inimesi siit sisse. Et mida tähendab sõna lähedus sinu jaoks? Et millised on need siuksed soovid või vajadused sul, et teine oleks sulle lähemal. Mida sa siis tunned? Mida sa siis vajad sellel hetkel? Kas sa soovid, et keegi ütleks sulle midagi ilusat, võib-olla tunnustavat? Selleks, et nüüd sina ütleksid midagi ilusat või tunnustavat, selleks on vaja sellist head empaatiavõimet. Ja mõnes mõttes näha seda teist inimest läbi tema silmade, et aru saada, mis temas seal toimub. Et sa saaks teda üldse kiita või saaks aru, et seda ta just vajab praegu, seda lauset võib-olla. Et see empaatiavõime, see on kindlasti õpitav, see on kindlasti siuke tunnetav, aga selleks ma pean teist inimest siiski päris hästi tundma ja ma pean seda teist inimest hakkama ka vaikselt usaldama. Või on hoopis sul soov, et see partner oleks minuga koos. Nii väga-väga tahaks, et see partner oleks minuga koos, vedaks minuga aega, pöönaks mulle tähelepanu, selline kvaliteetaeg. Ja samas muidugi, kui ma isegi leian selle aja, et ma olen selle partneriga koos, kui palju ma siis sellel hetkel olen tegelikult pühendunud. Kas ma annan sellele partneri tähelepanu? Kas ma olen kohal? Selle kohalolu ma räägin nii palju. Kas ma vaatan talle silma?
kas ma saan aru, mis sealt partneri kehakeelest tuleb, mida ta tegelikult väljendab, isegi kui ta ei ütle seda, kas ma saan sellest aru. Ja palju ma sinna vahele segan, kui see partner räägib, mida ma endast ütlen, mida ma väljendan. Ja millised on need tegevused, mis siis partnerile meeldivad, mida talle meeldib üldse teha, mis mulle endale meeldib, kas ma ütlen neid välja, kas ma tahaks näiteks see, et kui ma tulen koju, et mul oleks näiteks mingisugune asi seal tehtud. Ma naisena näiteks tulen koju, et ma näen jälle, et see kraanikauss on täiesti kuhjas seal ja hoian peast kinni. Kas ma võib-olla sooviks, et tead, ma ikkagi tahaks, et ühe korra teeksid sina seda nädalas näiteks kas või. Et mis on need asjad, mida sa sooviksid? Palju sa neid väljendad? Ja kõik need soovid ja vajadused, mis meil tulevad tegelikult sellest, et meil kunagi on sellest puudus olnud. Näiteks kui mul kui keegi ütleks mulle ilusaid sõnu, võib-olla lapsepõlves mul ei olnud keegi mitte midagi ilusat. Või ma tahan, et keegi veedaks minuga aega. Võib-olla mul vanemad ei pööranud mulle nii palju tähelepanu ja ei andnud mulle sellist kohalolu. Keegi ei olnudki mu kõrval. Võib-olla oli meil päris palju üksinda kodus üldse. Nii et need vajadused tulevad kuskilt igal juhul ja me hakkame neid vajadusi nõudma partnerilt alati. Samas, et aru saada, et tegelikult see on minu vajadus ja kui ma seda ei väljenda, siis partner sellest tegelikult ei tea. Siis võib veel olla mingisugune, et ma sooviks, et ta pööraks mulle tähelepanu sellega, et ta tooks mingisuguseid väikseid kingitusi mulle. Siis ma olen märgatud. Ma olen nähtud, siis ma tean, et ta mõtles minu peale. Ma olin tal meeles, et see kingitus võib olla nagu siuke väike sümbol, kui minu võib olla täiesti selline armastuse sümbol. Nii et see võib olla ka siuke, et see võib olla mingi pisikene tähelepanu, et sa tuled ja näiteks sul on väikene mingisugune õiekene pandud lauale ja sa saad aru, et ma olin sul meeles. See oli see tähelepanu, mis ma sain. Ja võib-olla see on sinul üks suuremaid vajadusi see, et ma saan tähelepanu. Ja alati, kui sa nagu mõtled seda, et mida mina vajan, kas sa tead ka seda, mida tema vajab? Missugune on see? Mida see tema vajadus seal on? Ja muidugi, kui need vajadused on täiesti erinevasse sellesse nurka nagu, et üks tahab ühte, teine teist, siis tuleb kuidagi siin hakata laveerima. Võib-olla on see hoopis füüsiline puudutus, võib-olla sa väga soovid, et ta füüsiliselt oleks minu kõrval, ta hoiaks minu käest, ta kallistaks mind, sest see on ju selline väga oluline koht ka sellises mitte ainult seksuaalsuses, vaid sellises väga tugevas intiimsuses. Võib-olla lapsena oli tegelikult see koht, et mind ei võtnud keegi sülle. Võib-olla mind keegi ei kallistanud ja ei patsutanud õlale, kui ma oleks väga-väga tahtnud seda. Nii et kõik need vajadused, mida ma sinna partneri poole suunan, need on tegelikult, mida ma temalt vajan, minu vajadused ja ma saan neid ainult siis, kui ma seda väljendan, kui ma seda selgitan, kui me seda omavahel kokku lepime. Ja kui see armumise faas on läbi, siis tuleb selline aktiivne üksteise avamise faas. Ja see lähedus, ehk see hinge tasand, see ongi armumine, intiimsus ja armastus. Ja see intiimsus on siis tegelikult see kõik, mis ma olen. Kõik arvame, et see on mingi väliskeskkonna mõju, see tuleb kuskilt väljast, see mõjutab, tema ei anna mulle seda, tema ei paku mulle seda, aga tegelikult on see täpselt see, et mida mina ei saanud kunagi, siis ma suunan selle sirutuse selle partneri suunas. Nii et intiimsus on alati minu enda peegeldus, alati. Ja selles intiimsuses on kõik see, mis on minu elukogemus. See on sünnihetkest, lapsepõlvest, kõik need uskumused või kõik see pagas, mis ma olen saanud sõpradelt, minu eelmised partnerid, minu eelmised suhted, minu tervislik seisund,
materiaalne seisnud, keha ja meele ja hinge toimimine, kõik see pagas, mis mul on, isegi raha, kõik on siin kaasatud. Nii et kõik sellega seotud on see intiimsuse koht. See annab sellise suure, kuidas ma ütleks, mul üks õppejõud ütleb nii toredalt, et on selline tainas ja sinna taina sisse on kõik see sõtkutud. Ja kui nüüd sinna tuleb see teine tainas siia kõrvale ehk partner, nii väga lahe, keegi meil räägib siia vahele. Vaatame korraks, kas me saame. Et kui meil tuleb siia see teine tainas kõrvale, siis need kaks tainast kokku pannes tuleb üks hea suur pudru, selline kaks suur taigna segu. Ja kui me kaks partnerit tulevad kokku, siis hakkavad need kaks tainast siin üksteisega segunema ja kõik see, mis on meil pagas kaasas, see hakkab kõik välja voolama. Ja selleks, et nüüd lähedus tekiks, see kaks tainast päriselt ka ühenduks, siis selleks on tõesti vaja sellist intiimsust, lähedust ja väga sellist usalduslikku kohta. Ja usalduslik koht tekib ainult siis, kui ma aru saan, mis on minu need tõrked ja takistused minu sees, miks ma ei saa teist inimest vastu võtta selliselt. Miks ma ei suuda talle rääkida mingit teatud asju, miks ma ei suuda ennast avada selliselt, nagu ma soovin. Ja siis ma ei saa sealt neid asju. Ja siis ma tõmbun aina kaugemale ja siis need kaks tainast tegelikult hoopis eemalduvad üksteisest. Ja võib tekkida nii, et ühel hommikul märkan ja vaatan seda teist inimest ja me oleme täiesti nagu võõrad. Et selleks ei tekiks seda, on vaja tekitada sellist intiimsust, lähedust, sellist tunnet siia vahele, et ma saan seda inimest usaldada, tema on see minu partner. Et ma arvan, et üks olulisemaid kohti üldse on see, et ma ei kahtle selles suhtes, ma ei sea seda kahtluse alla, ma teen otsuse, et see ongi see inimene, kellega ma tahan koos elada. Ja sellest kohalolust ma olen juba nii palju rääkinud, aga ma ikkagi mainin seda ka. Ja kui ma olen kohal selle teise inimese jaoks teatud kindlatel hetkedel, siis see lähedus on igal juhul olemas. Kui ma austan seda inimest, kui ma näen küll tema mingisuguseid vigu, ma saan sellest aru, ma aktsepteerin neid, aga ma räägin asju välja, ma kuulan teist, ma näen teda ja suudan aru saada sellisest empaatilises võimes ka, et mis seal tema sees toimub. Ja kui ma seda kõike suudan ise väljendada, siis hakkab ka sealtpoolt midagi tulema. Nii et see intiimsuse osa on alati seotud minu endaga. Et me võime seda küll näidata, seda näppuga siin teises suunas, aga tegelikult see näpp on ikkagi ainult meie enda suunas. Ja tavaliselt on see, et selles etapis on just see koht, kui paarid lähevad lahku. Sellepärast, et siin peame hakkama ennast avama, teil tulevad üles igasugused hirmud või jääme sellesse kohta üldse kinni, me ei ava, elame küll siin rõõmsalt paari suhtes eraldi või edasi, aga tegelikult on niisugune tunne, et me elame täiesti nagu eraldi. Ja me oleme nagu kaks võõrast keha üksteise kõrval. Seksuaalsuhe meil isegi võib olla, ei pruugi, aga võib. Ja või siis on üks võimalus ka see, et me mõtleme, et see intiimsus, et see on see seksuaalsus. Yes, ma torman suhtesse, otsin ikka seda lähedust, aga samas need suhted on kõik väga lühiajalised ja see intiimsuse koht jääbki nagu saamata. Me jõuagi sellesse punkti, sellepärast, et tuleb jälle uus partner. Kõik on jälle väga kena, roosa manna, arvamise hetk ja kui hakkab jälle see sama hetk peale, et nüüd ma pean hakkama ennast avama, ma pean hakkama rohkem oma vajadustest rääkima, ma pean rohkem hakkama teist enda vastu võtma, siis tekib see koht, et kas ma siis eraldume, võib-olla elame küll koos, aga tegelikult suhteliselt võõrana või hakkan otsima järgmist suhet.
ja kõik see, mis puudutab nüüd sellist neid kõrvalasju, et kas me rahuldame iseennast, vaatame pornot, siis see kõik näitab tegelikult seda, et me ei suuda teise suhtes ikkagi võtta teist, usaldada nii palju, et avada ennast nii palju ja teist vastu nii palju. Ja me otsime mingisuguseid teisi võimalusi. Ma ei mõtle seda, et kui me seda mõnikord teeme, see kõik on okei. Aga kui me teeme seda nagu pidevalt, kui me võib-olla oleme isegi veidikene sõltuvuses sellest, ma pean seda silmas. Tegelikult täpselt samasugune sõltuvus on ju ka joomine ja pidutsemine, kõik see, nii et täpselt samasugune koht. Ja kui me nüüd jõuame siis selle armastuse juurde lõpuks ja siis ma nüüd küsingi sinu käest, mis on sinu jaoks armastus? Sa võid ise endalt seda mõelda, mis see sinu jaoks on, mida see sinule tähendab, mis on sellised vajadused sinul seal, mis on see, mida sa sealt armastuse, mis on see väljendus, sinu armastuse väljendus? Kas on seal mingi hoolivust, kas otsid tuge, usaldust, kiindumust, ühtsust või ma ei tea, turvatunnet, siis seda sama lähedust, intiimsust, millest me rääkisime, võib-olla hoopis mõistmist, võib-olla hoopis kirge, seksi. Kõik see, mida sa nüüd seal mõtled oma peas, ükskõik mis mõtted seal sul ei ole. Võib-olla on veel mingeid erinevaid mõtteid, ma kindlasti ei suutnud kõiki neid armastuse tahkusid siin ette lugeda, seal võib olla väga palju erinevaid mõtteid. Siis kõik see on see, mida ma otsin iseendas. See on see osa, mida ma otsin, mis on minus endas puudu. Ja siis ma alati vaatan sinna väljapoole. Tavaliselt on see, et ma otsin seda partneris. Ja siis tulevad need samad küsimused jälle uuesti, et kas ma olen valmis ennast partnerile oma, et kas ma olen valmis sügavale enda sisse vaatama ja kas me oleme ausad üksteise vastu, mina ja siis see partner. Ja armastus on väga suur ja lai mõiste tegelikult, et nii kaua, kui see on nagu seal sees on sellised tingimused, eriti kui need on sellised väga nõudlikud tingimused, siis tegelikult see armastuse koht on väga küsitav. Et mida see siis armastus on? Selles mõttes on hästi huvitav, et nii palju kui on inimesi, nii palju on ka selle armastuse eri mõisteid. Te võite mõelda siis, et millised need on sinu jaoks. Ja armastus iseenda vastu, ma arvan, et on üks oluline koht. Ma praegu ei jää istuma siia. Et kõik see, mida ma siin praegu rääkisin, see on tegelikult üks osa minust. Need vastused, mida te endast nüüd siit saite, see on üks osa teist. Et need vajadused, mis on partnerile, see on üks osa teie vajadustest. Ja te võite enda jaoks nüüd mõelda, et mis on need kõige valulisemad punktid võib-olla teie sees, mis tahaksid võib-olla kõige kiiremini lahendust. Ja kuidas ma neid lahendada saan? Kuidas ma saan neid lahendada? Kas ma saan seda teha oma partneriga, võib-olla ma pean kuskile pöörduma, võib-olla mul on vaja selleks võib-olla mingisugust väikest toetust vaja. Ja nii nagu ma ütlesin, et meie sellel 9 kohtumist iseendaga see üks osa on sellest, just nimelt sellest armastusest ja seksuaalsusest ja lähedusest. Nii et sealt saab kindlasti tööriistu, sealt saab ka kindlasti selliseid vastuseid. Ja need armastuse faasid võivad väga erinevates kohtades esile tulla ja seksuaalsust mõjutada ka väga mitmed asjad. Kuni sinnamaani, et see võib olla ka raha. Nii et see võib olla ükskõik millega seotud, et miks me ei lase inimest ligi, miks me ei lase seda partnerit ligi. Nii, ma arvan, et me jõudsime mingisse punkti, et me täna siin selliseid erilisi tööriistu ei ava. Me ei räägi siin sellest, kuidas siin nüüd töötada enda kallal.
vaid pigem ma soovisin, et te mõtleks rohkem enda jaoks läbi nii et siin on väga toredalt keegi kirjutanudki, et lähedus on ikka minu jaoks füüsiline kallistus, silmast silma vaatamine, ausus, puudutused ja silitused. Ma arvan, et see on väga õige. Et kõik see on see, mida ma sealt teiselt vajan. Ja siis see, kes nüüd kirjutas ja võiks kõik, mis te ise mõtlesite, mida ma sealt teiselt vajan, kas ma ise ka seda pakun, palju ma seda ise pakun, palju ma jagan neid kallistusi, palju ma vaatan silmast silma, kui aus ma tegelikult olen, kui palju ma puudutan seda teist inimest, et palju ma endast välja annan, on see sõnum pigem see, et me oleme nagu kaks peeglit oma vahel partneriga ja see peegeldused on väga teravad. Need võivad olla nii teravad, et mõnikord lihtsalt me ei tulegi toime nendega, sest see läheb nii teravaks. Aga kui me hakkame ennast vaatlema rohkem ja rohkem seda endast välja andma, seda, mida ma sealt teiselt tahan, võib see muutus tulla. Aga selleks peab teadma, mida ma ise tahan. Nii et see on üks väga oluline koht. Ja nende küsimuste järgi, mis siin praegu oli, te võite ise seda teemat vabalt enda sees jätkata, et küsida neid küsimusi, mis on olulised, mis on teie vajadused. Mitte need, et mida ma vajan partnerilt. Kõigepealt sa võid küsidagi endalt, et mida ma vajan partnerilt, siis tegelikult sa saad aru, et need on vajadused, mis on sinu sees. Ja siis sa võid mõelda, kas ma suudan neid vajadusi pakkuda ka partnerile. Neid, mida ma ise väga temalt nõuan. Ja muidugi oluline on see, et me siis omavahel kommunikeerime. Et me sellest ka räägime. Me ei ole vaid me igal juhul räägime ja kui palju me siis räägime. Kui palju ma olen valmis talle ennast avama, kui aus ma siin olen. Nii et selline sõnum. Nii et selline mõte. Ja mõtte käik siin tänasel päeval. Ja võib-olla, kui Helen tahab midagi siia juurde lisada, siis ta võib lisada. Ja ma jäin kuidagi väga mõttesse, ma pean ütlema, et ma liikusin nagu kaasa ja märkamatult tekkis erinevaid teemasid, aga ma tahaksin siis lisada, et seda, et tõepoolest jäi puudu, Kairi, jäi puudu, tahaks minna sügavamale, et juba nagu mõte läks edasi ja tahaks vaadata, aga see võimalus on kõigil olemas, sellepärast, et juba sellel neljapäeval me avame Innermind 9 kohtumist iseendaga veebikoolituse. See on nüüd 3. lend meil ja see koolitus kestab 9 kuud, mis haakub tänase armastuse ja seksi teemaga väga hästi. Et see on ka tõesti mingi küpsemise protsess. Ma tegin väikese, lühikese ülevaate. Ma vaatan, aga kas mina saan ka seda share'ida screen'i? Ma vaatan kohe, et ma tahtsin lihtsalt, et silma ees oleks, aga ma vaatan kohe. Sa pead mulle luba andma, Kairi. Ma siis nii kaua tutvustan ennast ka, et mina olen siis Helen Kirt ja mina töötan koos Kairiga, olen samuti hüpnoterapeut, mindset coach ja Innermind asutaja koolitaja. Et me viime läbi praktilise psühholoogia koolitusi. Me paneme rõhku sellele, et meie koolitused on teraapilised, kus saab siis rohkesti kasutada ise ennast selle materjalina. Ja meie eesmärk on siis tuua inimesteni sisemist valgust ja meie eesmärk ei ole mitte isegi, et anda tööriistu ja anda võimalikult palju harjutusi, vaid ma ütleks, et isegi ehitada mõnikord täiesti uus fundament, et inimene saaks oma eluga täiesti uuest kohast edasi minna. Tead, Kairi, ära näe vaeva. Ma teen teistmoodi. Ma teen teistmoodi, siis võib-olla on ka kiirem. Ma panen chatti siia praegu selle info. Ma tahtsin teile lühidalt tutvustada 9 teemat, kus me läbime
Tegelikult ma pean ütlema seda, et rahateemad, seksuaalsed teemad, sellised baaspõhiteemad, need liiguvad läbi kõigi 9 kuu ja on üsna tavapärane, et viimastes moodulites avastatakse, et kas tõesti. Ehk et kõige esimene kuu on meil pühendatud tava- ja alateadvusele. Teine kuu on meil siis 5 muutuse molekuli. Siin me läheme juba süvitsi, see ei ole selline ülevaatlik. Meil on iga kuu avaneb video, tähendab iga nädal avaneb video, millel on siis kaasas harjutus töölehte ja meil on enamasti rohkem kui üks Zoomi kohtumist, sest meil on kaasatud ka külalised, kes siis tulevad meiega Zoomi kohtuma ja meil on ka külalisvideod. Nüüd emotsioonide ring. Siin oleme me kaasanud Robert Randma, kes on siis meil kehapsühhoterapeut ja keha, meel ja hing. Teeme koostööd Toomas Õunakiga, kes on joogameister, maailmameister, üle 30 aasta. Mineviku varjud. See on üks võib-olla Kairi selline tugevam pärusmaa ja võib-olla see Kairi, mis siin mulle tundub nagu väga paelub, et sa oled leidnud sealt nii palju erinevaid tahke ja kui ma lihtsalt vaatan tagasi seda 2 aastat, mis meil inimestega on olnud, siis see on alati väga põnev, mida konstellatsioon välja toob. Nii et see mineviku varjud moodul on terve kuu pühendatud siis läbi konstellatsiooni ehk et need on nähtamatud sidemed meie elus, mida siis konstellatsioon aitab nähtavaks tuua. Ja võib-olla siia isegi öelda, kuna me täna räägime armastusest ja seksist ja paarisuhtest, siis see on üks osa, mis seal on väga oluline, sest nagu ma ütlesin, me tuleme kindla pagasiga sellesse suhtesse ja mitte mina üksinda ei tule, vaid tuleb partner ka. Ja see ei tule ainult sellest, et mis mina olen kaasa võtnud, vaid mis on minu vanematelt saadud ja ka minu suguvõsalt saadud ja see kõik pannakse nagu kokku sellesse suhtesse. Ja siin võivad olla mingisugused päris huvitavad sellised takerdused, uskumuste süsteemid ja mingisugused tõrked. Kas või see, et miks ma ei saa armastust vastu võtta, miks ma ei saa seda armastust väljendada, sest mul ei ole võib-olla või ütleme väljendada partnerile selgelt mingisuguseid vajadusi, sellepärast et minu kõik eelnevad emad, vanaemad ja kõik, keegi ei ole suutnud seda teha, seal on mingi trauma juhtunud, nii et siin on hästi palju selliseid huvitavaid seoseid ka paarisuhtega. Ja me tihtipeale ka võtame üle mingisugused käitumismustrid, maneerid ja rollid, eks ju, aga ütleme, kui me räägime siin just sellest mineviku varju teemast, siis seal on võimalik nagu vaadata kaugemale, kui tavasilm näeb. Mõjutused lapsepõlvest ütleb iseenesest juba ära, see on sisemise lapse töö, see on ka väga sügav tasand. Siia me oleme kaasanud Jure Beitšonski, kes on siis ka maailma tuntud hüpnotisöör ja tema on ka ühtlasi meie mõlema õpetaja. Suhete võrgus, väga tore teema, tänase teemaga haakub hästi, seal on meil külalisõpetajaks Epp Kärsin ise ja Epp jagab siis oma kogemust, oma elu ja hoopis teises võtmes, kui me seda läbi suurmeedia näha võime. Muidugi peatume me teemal raha ehk siis psühholoogiline finantsvabadus ja oma teadmisi annab meile siin juurde Sirle Truuts, kes on siis Hakkan ettevõtjaks portaali asutaja ja muidugi ka naisinvestor ja kokkuvõte on meil alati olnud tagasivaate aken ja see on üks parimaid mooduleid, ma ütleks, sest et see viib inimese tegelikult hoopis teise kohta, et see näitabki seda vundamenti, mis on selle 9 kuuga siis või 8 kuuga ehitatud ehk et tekib täiesti uus vaade elule. Nii et lähemalt te saate vaadata meie veebilehte www.innermind.ee 9 samm. Ja ma tahaks veel nii palju lisada, ma veel kuvan teile infot, aga ma tahaksin veel lisada, et meie Zoom kohtumised on praktilised kohtumised, see ei ole sellises vormis, nagu meil täna oli kohtumine, et me siis kuulame Kairit, sukeldame endasse, protsessid võib-olla käivituvad ja nüüd me peame selle endaga kaasa viima. Me pakume kindlasti ka järeltuge, kui teil tekib küsimusi või avanes mingi teema või valukoht, kirjutage meile. Meie meiliaadress on info@innermind.ee.
küsida võib kõike nagu tavaks on öelda. Nii et kasutage seda võimalust kindlasti. Et nagu ma ütlesin, et eesmärk on viia inimesteni sisemist valgust. Meil mõlemil on väga tugevad kogemused. Minul ise tervenemises ja võib-olla ka sellises väga brutaalse vägivaldse lapsepõlvega taustas, et kuidas need traumad endast ära lahutada. Kairi, sa võid oma kogemusi avada, kui sa soovid. Kui ei soovi, edasi. Ma olen esiteks väga palju käinud läbi koolitusi ja endast väga palju teemasid läbi käsitlenud ja see kogemuste baas on väga suur. Viimane koolitus oli meil näiteks raha paari suhtes. See oli nüüd alles sellel nädalavahetusel, mis oli tõesti ka väga-väga selline, kuidas ma ütlen, jälle laiendav, vaadet laiendav, iseennast laiendav. Nii et kõike seda ma olen valmis jagama. Mul on hästi siukene, kuidas ma ütlen, kogemuste pagas, võib-olla selline suhtealaline kogemuste pagas päris, et ma olen siukse erinevaid suhtemustreid läbi elanud, nii et selles mõttes on ka päris hea siuke nõustamise koht olemas. Ja ma täiendaksin ka veel seda, et tõesti see rahapaari suhtes oli väga-väga äge konstellatsiooni-seminar ja ka sealt tuli välja, et esmalt esikohal on side ja suhe oma vahel ja alles siis tekib paaridesse raha või kui on teisiti, siis see raha on selleks, et täita seda suhte auku, seda sideme, seda läheduse auku. Et ühel või teisel viisil niikuinii raha on, mulle väga meeldis Olga Kniazeva lause, kus Olga viis meil seda läbi, raha on lihtsalt raha ja armastus on armastus. Et aga me nii tihti ajame selle segamini. Ja ma veel ütleksin lõppu, enne kui me rahast räägime, ma tahaks veel öelda, Kairi, et sa ütlesid, et me peame teist inimest väga hästi tundma, kui me läheme suhtesse ja tahame enda intiimsust avada. Aga ma arvan, et sa lihtsalt ei jõudnud nii palju täiendada, mida me sinuga alati ju inimestele soovime nagu edasi anda või üles leida on see, et õppige tundma iseennast, sest et me oleme väga palju reaktsioonilistes mustrites, reaktsioonilistes käitumistes, emotsioonilises käitumises, mis veel automatismides, eks ju, et selles mõttes, et just see koolitus 9 kohtumist iseendaga, tõepoolest see koolitus on iseendast, te avastate iseenda kohta nii palju asju, kui on võimalik selle teekonnal leida. Muuseas on küsitud, et äkki saan liiga palju teada, ärge muretsege, Kairi kehapsühhoterapeudina võib kinnitada, keha ei anna kunagi rohkem välja, kui peremees kanda jõuab. Nii et olge avatud lihtsalt sellele võimalusele. Ja ma räägin siis lühidalt ka rahast, enne veel mainin, et meil on igal koolitusel ja ka sellel koolitusel raha tagasi garantii, see kehtib 14 päeva, nii et kui te tulete ja liitute, see koolitus algab juba sellel neljapäeval, siis te ei riski millegiga, et te saate oma raha ja Anu Kusma et kui te soovite lahkuda, me ei küsi miks, sest et lihtsalt sellest põhjust ei ole. Meil on kõik, kes on alustanud, üle 90% on meiega koos lõpetanud, nii et see tulemus on üsna hea. Me ise usaldame oma koolitust, et kui inimene lahkub, siis järelikult on see mingi muu põhjus või teinekord ka sisemine. Ja muidugi me pakume teile erihinna. Aitäh kõigile, et te olete täna siia tulnud, meid kuulame, me väga austame ja seda aega, mis te meile andsite ja sellepärast me oleme teinud ekstra sooduskoodi, siis et te saaksite kasutada veel soodushinnaga registreerimist, sest muidu soodushinnaga registreerimine on lõppenud. Sooduskood 129, need on siin chatis olemas, annab soodust siis, kui kuumaksetega tasume, siis võit on 630 € ehk et iga kuumakse on siis 129 €. Selle 129 € kordan veel kord siis, on iga nädal avanevad videod ehk siis 4 nädalat on kuus. See on saadetud töölehtedega, sinna juurde tulevad meditatsioonid, hüpnoosid ja nii edasi ja nii edasi. Kindlasti iga
igakuine grupikohtumine, kindlasti suletud Facebooki grupp, toetusgrupp, järeltugi, pluss siis külaliskohtumised, külaliszoomid, külalisvideod, nii et enesearengut on selle raha eest rohkem kui küll. Ja kui me vaatame seda koolitust, ütleme siis meie seespoolt, turu poolt siis väljaspoole, siis ma võin välja öelda päris julgelt, et see on konkurentsitult väga hea pakkumine. Et see hind on kindlasti soodsam kui selle koolituse väärtus ja see on ka taotluslik, sest eesmärk on sisemine valgus. Ja kes soovib korraga maksta, saab tasuda ka arveda ja kui keegi soovib korraga maksta, neid tasujaid on alati, siis kasutage teist sooduskoodi 799 ja sel juhul on ka siis võit 451 €. Need hinnad kehtivad kuni 22.09, sest et juba 22.09.22 alustab meil Zoomi grupp Kairi kell 6 või kell 7? Ja kell 6. Nii et kui kellelgi nüüd huvi tekkis ja mingil põhjusel ei saa läbi kodulehe registreeruda, siis palun kirjutage meile info@innermind.ee ja muidugi pakume ka järeltuge, et kui tõusetusid mingid küsimused tänase teema kohta, siis samuti, et võtke ühendust ja vastame teile igal juhul, et mõnikord võib vastus viibida, me oleme väga hõivatud, meil on väga palju käsil Kairiga, aga kunagi ei jää vastus vastamata. Ja ma võib-olla siia lõpetuseks sellele teemale siis, et lihtsalt küsin su käest, et sa mõtleksid võib-olla veel korra kaasa, et on seksuaalsus ja on armastus ja kuidas need sinu jaoks on? Kas nad on sinu jaoks nagu, kui ma võtad oma 2 kätt, kas nad on sinu jaoks nagu eraldi? Või suudad sa nagu kokku panna? Kas on sinu jaoks kõik koos? Tihtipeale ma olen näinud, et me suudame küll selles seksuaalsust väljendada ja selles nagu olla ja isegi võib-olla nagu nautida kõike on väga hästi, aga see armastuse läheduse osa ja kuidagi me ei suuda neid nagu ühendada. Ja see 9-kuuline teekond võib-olla ongi see, et kuidas me saaksime ühendada nagu need osad enda vahel. Mitte üksnes ainult see seksuaalsus ja armastus, vaid ka muud osad, kõik, et ma oleksin siin üks tervik. Me pakumegi erinevaid selliseid nüansse, erinevaid tahkusid, võib-olla ka selliseid pimealasid, et kuidas ma saan need osad iseendas kokku panna. Nii et kui see sind kõnetas, siis sa oled igal juhul väga lahkelt oodatud. Ja meie kodulehel on ka tagasisidet on jäetud ja ma ütleks sellised julgemad lood muutujatest, et ulatuvad isegi selleni, et inimesed teevad oma otsuseid minna oma eluga edasi. Et ühesõnaga, üksi on mõnikord raske ja sellepärast ongi toetusgrupp, sellepärast ongi loodud meie teekond, et igal juhul väga-väga ootame teid meiega liituma. Aitäh teile tänase õhtu eest, sulle ka Kairi, sulle tänu. Nii et aitäh. Ja kohtumiseni siis. Kohtumiseni muidugi. Aitäh.